Jaa, on vist see hetk, kui päev hakkab lõppu jõudma ja kus võib-olla peaks ka tõesti korraks alustama samaga, mis päevavalguses, et katsume kõik nüüd hästi kohal olla veel korraks. Ma arvan, et minu ettekanne sobib siia viimase ettekandena päris hästi, kus te juba natukene väsinud olete, sest see peaks puudutama meid kõiki rohkem või vähem ja võiks olla kõigile huvitav. Ja ma arvan, et on päris tore, et seda tööd, mida me seal tervisekaitse osakonnas oleme siis toimetanud, natuke kõigile ka tutvustada. Ja tahan teile siis rääkida Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis töötavatest õppuritest ja sellest, et mida nemad siis arvavad, et kas sellel õppimisele ka mõju on. No, ma ei tea, see rohelise täpi peal. See nool. Ei, nüüd läks tagasi. See nool. Okay. Jaa. Nii, et ei ole üldse mingi segadus või kahtlus sellest, et õppimise kõrvalt töötamine on viimasel ajal üpris tavapärane. Ja me ei saa, kui me tahame nagu jätkata niisuguse kaasaegse koolina, siis me peame sellega kaasa minema ja samas neid uuringuid töötamise mõju kohta nii hirmus palju ei olegi. Ja kindlasti me ei teadnud, et kui paljud nüüd Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppuritest siis tegelikult töötavad, kas see töötamine õppimist mõjutab ja eks iga kooli unistus võiks ju olla see, et kõik õppurid, kes kooli sisse astuvad, sellega lõpetaksid, et siis võiks ju olla ka meie huvi, et kuidas toetada, et kui õppur peab töötama, et kuidas ta jõuaks lõpuni, et ta siis ei peaks ikkagi katkestama vahepeal. Ja võtsime siis mõned konkreetsemad ülesanded, et tõesti vaadata, kas töötamine mõjutab õpitulemusi, kas see võib tuua katkestamist kaasa sagedamini, mis võiksid olla siis kooli poolt takistavad faktorid, et kui õppur ikkagi peab tööl käima, et kuidagi teisiti ei saa, ja teisest küljest, kuidas me saaksime soodustada, et nad ikkagi saaksid õppida ja jõuaksid rõõmsalt lõpuni. Toimus siis küsitlus veebikeskkonnas. Küsimustik oli avatud detsembri keskpaigast 2020 kuni veebruari alguseni 2021. Oli ilus plaan viia läbi paberküsimustik, teha seda infotundides, nii et praktiliselt suruda kõikidele tudengitele nina alla, et väga suurt võimalust keelduda ei oleks, tuli vahele COVID ja sellest siis see, et see vastajate hulk kujunes oodatust väiksemaks. Et suunata seda ikkagi meie kooli tudengid või õppuriteni, on see õige sõna, siis sai see kutse saadetud õppeinfosüsteemi kaudu ja siis koos lingiga. Ja tõesti osales 255 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurit. Kõik olid väga tublid vastajad, nii et ankeedid sai kõik siis analüüsi kaasata. Kui nüüd, kes need 255 õppurit olid? Et jaanuaris 2021 oli siis Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kokku 1309 õppurit ja neist siis umbes 12% olid kutseõppeõpilased, ülejäänud siis üliõpilased. Ja kui te nüüd vaatate, kes siin nagu osales, siis ärge siis nagu väga tõsiselt võtke kõiki neid numbreid, mida ma pärast seal välja toon, sest osadest erialadest oligi lihtsalt väga vähe osalejaid, aga see oli parem kui mitte midagi. Ja vastajate vanus oli siis 19 kuni 56 aastat, ootuspäraselt enamus olid naised, mehi oli 37, vastanute hulgas siis kutseõppeõpilasi oli 5,9%, ülejäänud üliõpilased ja kõige rohkem vastajaid oli õeõppekavade hulgast peaaegu kolmandik ja kui nüüd kursuste lõikes vaadata, siis kõige rohkem vastanuid oli 3. kursuse üliõpilaste hulgast. Ja tõesti, vastanutest enamik töötab ja 59% töötas juba enne õppima asumist. Ja umbes kolmandik töötajatest käib tööl täiskoormusega ja umbes kolmandik poole kohaga. See võib olla, et see küsimustik kutsus vastama võib-olla parema meelega neid tudengeid, kes käivadki tööl. Et seda vastust me kahjuks ei saa, sest kõiki me läbi küsitleda ei saanud. Siis see küsimus, et kas tudeng näeb ennast pigem õppurina, kes töötab, või töötajana, kes õpib.
sellise keskmise tulemuse me saime, et pigem õppurina, et on 66%, aga väga selgelt oli see vahe, et nooremad nägid ennast pigem õppijana ja vanemad pigem töötajana ja enamus nendest, kes nägid ennast pigem töötajana, tegelikult töötasid juba enne õpingute alustamist. No mis olid need põhilised põhjused, miks nad siis tööl käisid, oli siis majanduslik vajadus, aga ka siis töökogemuse omandamise soov, aga toodi ka selliseid põhjused, et õppetöö kõrvalt jäi aega üle näiteks. Kas see töökoht on seotud õpitava erialaga, siis tõesti enamusel juhtudel oli ta seotud kas otseselt või siis vähemalt osaliselt. Juhud, kui töökoht polnud õpitava erialaga seotud, neid oli umbes 1/4. Kindlasti erialasele tööle pigem olid saanud siis vanemate kursuste õppurid ja et see küsimus, et kas see töö siis avaldab positiivset mõju või negatiivset mõju, siis selle positiivse poole tõid pigem välja hooldustöötajad ja bioanalüütikud ja seda siis põhjendati just sellega, et tööl saadakse praktilisi kogemusi, mida siis koolis õpitud teoreetiliste teadmistega on kena siduda ja teisest küljest, et see õpetab siis aja planeerimise oskust. Enamus vastanutest siis tahaks minna ka tulevikus tööle, erialasele tööle ja siin me hoiame aega kokku. Siis õppuritel paluti hinnata, et kui motiveeritud nad on tegelikult lõpetama. Ja oli hea näha, et keskmine tulemus oli 4,4 ehk siis pigem väga motiveeritud, et kõik erialal lõpetama ja kõige sagedamini esinev väärtus oligi 5 ja ei olnud motiveerituse suhtes erialaselt nagu erinevusi. No, mis nad ise arvasid, kas tööl käimine avaldab mõju, siis umbes pooled arvasid, et tööl käimine õppimisele mingit mõju ei avalda, umbes 1/4 tunnistas, et tööl käimisel on siiski negatiivne mõju ja 1/4 tõi välja siis selle positiivse mõju, et sellest ma juba eelmisel slaidil rääkisin. Seda hirmu, et nüüd tööl käimine oleks toonud kaasa suurema puudumise, seda hindasid vastajad pigem, et seda juhtub harva. Küll aga nad tunnistasid, et töö kõrvalt jääb õppimiseks vähem aega ja kui veel otsiti siis negatiivseid põhjendusi, et siis töö sageli väsitas, et seetõttu lihtsalt oli raskem õppida. Akadeemilise õppepuhkuse suhtes vastasid 16,7%, et nad on võtnud akadeemilist õppepuhkust ja õpingute katkestamisele oli mõelnud siis 27,5% vastanutest, aga siis me ei näinud vahet, et nüüd töötavad õppurid oleksid nagu sagedamini mõelnud katkestamise peale ja need, kes olid juba akadeemilist puhkust võtnud, siis need olid nagu sagedamini mõelnud ka katkestamise peale. Ja selline üks lihtne slaid, et mida on hea jälgida, et kui nüüd, mille järgi me siis hindame, et kas see mõjutab või ei mõjuta see tööl käimine, siis keskmine hinne on üks asi, mida saab vaadata, et olulist vahet ei olnud, kas tudengid käisid tööl või ei käinud, mingid erinevused olid, aga mitte silmaga nähtavad. No siis tsükliõpe võiks olla üks eraldi teema, mille peale siis mõelda, et kuidas toetada õpilasi, kes tahavad või peavad tööl käima. Tõesti, kõik osakoormusega õppes osalevad õppurid töötasid ja tsükliõppes töötasid 91% ja päevaõppes 77%, nii et ilmselgelt tsükliõpe ja töö käivad paremini kokku. Teine asi, mis tsükliõppesse tulijaid nagu välja tõi teiste hulgast, oli laste omamine, et kindlasti soosib see lastega õppurite tulemist meie kooli. Ja töötajate osakaal oli kõige suurem siis õe tsükliõppe ja ämmaemanda õppekavadel. No korraks selline tabel silma ette, aga siis 2 tähtsat lauset on seal üleval, et töötavad õppurid, neil on lihtsalt aega vähem, nad saavad õppimisele vähem aega panustada, aga samamoodi ka lapsed mõjutavad sarnaselt, et aega jääb ühte ööpäeva lihtsalt vähem järele ja lapse omamine tuli välja just sellise tegurina, mis motiveerib suurema tõenäosusega lõpetama. Mis on siis see, mida võib-olla kaasa võtta tulevikku, on see, et üldiselt lugesid nad, et Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on keskmised tingimused, et sealt kõrvalt tööl käia
et mis neile ei meeldinud, oli muutuv tunniplaan ja et sageli tunniplaan nagu ei ole üles ehitatud niimoodi, et see soosiks tööl käimist. Et näiteks on mitmel päeval üksikud tunnid. See on nüüd mitu aastat vana uuring, jah, et see praeguseks võib-olla on sellest juba natuke kohandatud ja üritatud neid vabamaid päevi sinna tekitada. Aga tollel hetkel oli see nende jaoks probleem. Ja et siis nagu soosida seda, siis nad tõid välja, et tsükliõppe võimalus kindlasti ja just, et kui hõre tunniplaan, et liiga palju tunde ei oleks, et siis on jälle tore ja saab hästi tööl käia. 3 järeldust, et olulist mõju töötamine õpitulemustele ja katkestamisele ei omanud. Pigem ikkagi see, et need õppetööl oli vähem aega jäi järgi. Ja siis just kas siis tsükliõppe või hästi koostatud tunniplaan võiks olla need, et me saaksime toetada tööl käivaid tudengeid lõpuni jõudmas. Minu poolt aitäh! See oli küll nüüd erakordselt osavasti ära juhitud läbi aja selleks, et anda meile see 2 minutit tagasi, nii et suurepärane. Kuulge, aga